Gert Jõeäär on viimase 3 hooaja Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide valitseja. Selle aja jooksul on ta võitnud 9 etappi. Mul osales ta 7 osavõistlusel, millest võitis 4 ja ülejäänud 3 korral oli ta teine. Nüüd lõpuks läheb hooaeg lahti, et oled natukene elevil ka, et veidi oodata tuli, aga lõpuks ometi. Jah, et tuli niisugune huvitav aasta nii-öelda, et lõpuks ikkagi saab rajale, et vahepeal oli niisugune tunne, et kas üldse, et jääb terve hooaeg vahele, aga õnneks ikka. Ja siis saab ikka need maratonid enam-vähem ära teha kõik. No muidugi nüüd see kõik saab toimuma natuke teisiti, et kuidas sa sellele formaadile vaatad peale, mis siis 2 esimese etapi puhul aset leiab siin Raplas kui ka siis Jõgevamaal, seekord algusega Palamusel ehk siis Kalevipoja rattamaraton. Ütleme, et siit praegu võetakse parim, mis võtta annab, et tehakse huvitavad rajad siin valmis ja kõik on tähistatud ja et saad oma kihutamisjanu siin välja elada, et ei ole kindlasti päris see, et nagu mees mehe vastu siin pundiga sõita, aga ütleme, et mingi lootus on see kindlasti. Sa oled 3-kordne Eesti meister siis individuaalses temposõidus, et kas see sõit siin meenutab natukene ka äkki hoopis seda formaati? Jah, selles mõttes küll, et praeguse olukorra järgi tohib kas üksi või kahekesi siin sõita, ja kui sa ei taha, et keegi kiiremini sõidaks järgmine päev, siis pead ikka täiega panema terve rajad siin puhata ei saa ja et selles mõttes on nagu sarnasusi, aga kindlasti eriti GP formaat on nii palju pikem, et tuleb ikka jõuvarusid rohkem siin jaotada, et lühike sutsakas ei ole. Mis on sinu selline hinnang sellele rajale, et sa oled nüüd selle korra läbi sõitnud, et milline see on, kuidas iseloomustada, mida siia tuli ja võib oodata sellest? Kes sõitnud on seda rada, siis nagu lõpp on selline viimastel aastatel olnud, et väga raske on see, ütleme, poolrajast, mis need pikad kruusalõigud jäävad välja. Et ütleks, et see on nagu kõvasti raskem, kui maraton muidu on olnud. Aga see-eest jällegi huvitavam, et need ongi kõige paremad palad on just siin nagu suurem osa ajast sees ainult, aga see-eest on väga raske rada, ütleks, et kindlasti, kes nagu täitsa koha peale ei sõida, et siis pigem niimoodi nautida, et mitte kohe esimesel ringil siin stardist kõik varud välja lasta. Sa ei ole siit pärit ja seega sul ei ole nii nagu Peetril ilmselt kõik need kurvid ja pöörded peas, et kui sa nüüd seda rada läbisid, kas tundus kõik sulle nagu loogiline, viidad kõik olid paigas, et ei tekkinud seda hirmu, et võiks ära eksida? Et eksimisvarianti praegu ei olnud eriti jah, et kõik oli, tähistus oli juba praegu nii hea, et nagu õige võitluspäev, et eksida, sinu peab kindlasti lahti hoidma, et mõni koht, kus ikka võid kogemata otse panna, aga ongi, et nagu tähistus on tipp-topp. Mis see hooaja eesmärgid on, et kas tuleb 4. sarja üldvõit siis sulle järjest või kuidas hooajale ette vaatad, et Austal on 6 üldvõitu, et on see eesmärk ka äkki sihikul? Kindlasti, et tahaks ikka ainult võita, et niisama starti ei tule ja eks see rekord, sarjade üldvõitude rekord on sinna veel alles pool maad käidud, et eks näis, aga see aasta tahaks kindlasti samamoodi üldvõidu ikka ära võtta, et on ainu variant. Ja ainu variant on vist ka see, et võistkondlik tiitel tuleb ära võtta. Ja seda ka kindlasti, et meil
arvan, et meeskond on jälle tugev, et oleme ikka ülesannete kõrgusel taas. Et kõik inimesed, kes tulevad ka siia nagu sõitma, saavad ikkagi ennast võrrelda sinu kui sarja üldvõitjaga, aga kõigi teiste Eesti tippudega, et kui kaugel siis ollakse, et võib seda oodata? Oodata võib küll jah, et ei olegi varem niisugust olukorda olnud, et kõik Eesti profid on minu teada praegu Eestis, et saab jah kindlasti niisugune huvitav ainulaadne olema.